Ühesõnaga me ei tea praegu, mis meist täpselt saab, kuigi meil on nüüd asjad pakitud ja me oleme valmis kohe minema takso peale ja bussi peale, et tagasi linna sõita. Here we go again. Jube palju asju. No ei tea. Liiga palju asju on meil. Läheme järgmist kohta. Siin me siis nüüd sõidame. Mööda tuhisevad papaia ja ananassi istamised. Ja oma järgmisesse linna. Mazunte, mis on siis väiksem külake tegelikult. Ma elän linnas, kus kõik jääb, on palmid päikesel kullas. Ma elän linnas, kus kõik jääb. Tulime siin kuskil ristmiku peal bussi pealt maha. Ja kuna kõhud olid tühjad lõunaaeg, siis võtsime söögid. Aga pilte pole, menüüd ei ole. Sõnu ei tea. Siis oli niimoodi, et ütles sõna, ma ütlesin, siiparami. Ühte sõna teadsime camarone ja quesadillas ja queso. Juba ära söödud. Väga maitsev. Minul on selline. Quesadillad. Mul on mingi megatoit. Supp ja tortillad. Suppi sees olid siuksed camaronesed. Ja nüüd ma panen, et see tortilla sisse teen. Tortillad ja camaron. Sulle siin taksod need? Mulle meeldib turvaveisma. Uus Airbnb. Ei, tegelikult on see hotell. Ja siin selle ukse taga. Oi, siukene. Väga lahe. Oh my god. See on juba koht. Jõhkrad lained. 2 inimest on seal. Ulme. No kuidas teile meeldib meie uus kodu? Konditsioneeri ole ja seinu pole. Räme puhkus hakkas peale ja üldse ei viitsi vlogi teha. Nii et vaadake meie toidud. Mega head on välja. Ja. Kõik. Siin külas on siuke turg siis. Muidu poodides ei müüda puuvilju. Aga tuleb siuke auto ja müüb kõike saab. Viimased päevad on niimoodi olnud siin. Ventikas käib voodis ja seinu pole. Sekundis. Aga mõnus puhkus. Siin me siis oleme. Sõime veel avokaadot, enne kui asume teele siit piltlikult öeldes džunglist tagasi rohkem tsivilisatsiooni. Ja me ei teagi täpselt, kuhu me praegu lähme, sellepärast et Airbnb-ga tegime faili. Panime kinni ühe koha, maksime ära ja selgus, et seal ei tohi olla lapsed alla 12 eluaasta. Ja nüüd siin me olemegi tegelikult juba check-out'i ära teinud ja ootamegi, et mis siis saab, kas me ikkagi äkki saame sinna erandkorras minna, kas me saame refundi, kas me ei saa mitte midagi. Ja vaatame. Minu Airbnb kala.
me panime lapse sisse, aga me ei lugenud kõiki reegleid läbi selles mõttes nii ja naa. Muidugi Airbnb kala selles mõttes, meil ei oleks tohtinud see otsingu tulemustest välja tullagi, aga noh, see selleks ühesõnaga me ei tea praegu, mis meist täpselt saab, kuigi meil on nüüd asjad pakitud ja me oleme valmis kohe minema takso peale ja bussi peale, et tagasi linna sõita. Ja siin oli väga imeline olla selles mõttes, et see keskkond on ilus, siin on täielik, vaat siin on puhkuse vibe. Aga kuna meie ei ole tegelikult 100% puhkusel, minul töö käib, Delisal kool käib, Siim on seal kuskil vahepeal, siis oli natukene keeruline siin kuidagi need kõik asjad omavahel klapitada. Et see keskkond siin soosib kindlasti seda, et sa tuledki siia ilma tehnikata, lihtsalt raamatuga, juhtme võtad täiesti välja, mitte ühegi asja peale ei pea mõtlema, mitte ühtegi kohustust ei ole, siis on see koht siin ideaalne, aga meie jaoks praegu nii ei ole. Ega siin need lained ka pole naljaasjad. Üks tšikk ei saa välja. Läheb vestvetel päästja. Siin on niimoodi, et need lained tõmbavad rämeda hooga siin. Ei saa arugi, järsku oled kadun. Ja siis survive'id, kuni vetelpäästja tuleb. Et seal läheb vetelpäästja. Seal on see tšikk päris kaugel juba. Kuigi see tundub mitte kaugel. Ei tasu minna, kui ei oska ujuda. Ei tunneta ära. Guantanamera, sus Laura Guantanamera, Guantanamera, Mulco du Guantanamera. Nii, tulime siia oma teise, 3., 4. Airbnb-sse ja saimegi sisse lapsele. Smuugeldasime lapse sisse, nagu öeldakse. Aga elus siin. Väikse looja on niimoodi praegu siin suur. Kiirde ääres. Sealt Bangalost, kus me just tulime, saime veel midagi toredat kingituseks kaasa, et... Sina sain, mina ei saanud. Ja... Ei tasu öösel tööd teha õues. Mina istusin laua ääres õues kella 3 öösel, tegin tööd ja siis sain umbes 250 punni kingituseks. Ma ei saanud küll. Mina sain ka. Tulime kohvi võtma. Saime hoopis papagoi. Teine karjub seal. Muy bonita. Läheb sul pähe. Kuidas tööpäev siis edeneb? Kas multika vaatame läheb? Halvasti. Miks? Elektrit pole. Elekter läks jälle ära. Aga seest on meil ilus vaade. Et lähme sööma siis. Ladina-Ameerika. Siin ei tea kunagi, et kui midagi juhtub. Siukse toidu saime täna. Väga lahe koht. Tulime mingisse üüberkohalikku kohta sisse. Selleks peab ikka väga palju julgust olema sellistesse kohtadesse tulla tegelikult. Ja tulime Mütsakrassis. Keelt ei räägita. Menüü ei ole kirjutatud, ta puristab sulle lihtsalt need toidud ette, mis täna on valmis tehtud. Ja. Siis me kuulame selle. Midagi teame. Una porfa. Una porfa. Ja no see on mingit lahedat toita. Guantanamera, Mulco du Guantanamera, Guantanamera, sus
nii hea, kuhu minek reis? Jämmile minek reis. Täitsa. Väike mussoon vihmi. Vinge õhtupoolik. Oi, sattusime siia niimoodi. Tee on katki. Enne oli siin jube suur auk. Aga ma ei tea, kus auk on. Tee lõppes ära. Hommikusöök. No on meil siuke lihtne lugu. Friolesed ja huevesed ja kohv. Vaadake, mis siin valmib. Ikka gurmee toit. Uskumatu lugu. Liisa viitsib mässata endal. Teeb smuuti kausi. Blenderdas siin mingit värki ja mangot. Siin saab osta meskalli niimoodi. Tuled poodi leti äärde. Võtad väikse šoti ja lähed päevaga edasi. Rannapäev on läbi. Aga sai ujuda küll. Väga tore, suurtes lainetes on põlla. Siin on ikka äge värk. Äge vaib. Tellisime täna tänava hot dog ja poiss on ise nagu vinkske. Poiss nagu ponks. On jah, nagu ponks. Teeb seal tublisti süüa meile. Kellegi hamburgeri tegi. Okso kõrval. Juba hakkame siit. Nii, ei tohi süüa veel. Mina käsin vloogi teha. Me hakkasime vloogi tegema ja tellisime siis poisi käest. Mis me tellisime? Hot dogi. Vägev. Väga lahe. Vägev hot dog. Juust ja värgid ja särgid ja Hot dogi. kuuma koera. Perro Caliente. Viimasel ajal Airbnb-dega pole väga hästi läinud meil. Aga nüüd me oleme tagasi oma ühes vanas Airbnb-s, kus on vaikne ja kus on palju ruumi ja siia ma jätsin eelmine kord, ma ei tea, kaua see oli aega tagasi. Umbes nädal aega tagasi jätsin ühe õlle külmkappi. Ja alles! Juhuu! Siin on hea tagasi olla. Ja mis edasi? No ei ole Airbnb-si. Hotell ega pole. Eelmisega oli jah see, et pildid olid ilusad ja vaade oli ilus, aga seal oli kohutavalt lärmakas, kuigi me oleme suht sama lähedal kiirteele ühe maja võrra tagapool. Aga siin on kuidagi hoopis teine ülesehitus ja see teine maja oli selles mõttes täielik fail, et see oli väljast ilus, see oli uus maja, aga see oli kohutava ehituskvaliteediga ja lisaks ka sisustusega, seal olid kõik vana, kui üldse sul mingi masin oli, näiteks kohvimasin, see oli vana ja katkine. Kõik asjad olid vanad, katkised, ebakvaliteetsed ja nagu selline kontrast oli maja eksterjööri ja interjööri vahel, pluss siis see, kuidas seda hallati. Nagu kuidas... Need töötajad seal ühesõnaga Airbnb-s ja majas, et... Ja siin ka, nagu hosti ja hosti vahe on ikka nii suur. Seal tüüp ei vastanud üldse, nagu küsid mingeid asju. Siin eile öösel küsisin, et kas me saaksime varem check-in'i teha, sest jah, kell 12 on valmis. 3 tundi varem siis. Siin tehakse 7 valmis juba. Tükeldatakse valmis. Võta need.
lennuk on siin samas. Niimoodi. Ma filmin, nüüd me oleme jõudnud siia. Oleme jõudnud Telliskivi loomalinnakusse. Mehi. Uskumatu lugu. Jumala lahe. Õhtune vöönd käib. Inimesed kauplevad tänaval. Sõidavad. Surfarid tulevad rannast. Veel käib. Tulin siia mägedesse sõitma ja käisin San Pedros 1:30 kilti sellest linnakesest seal. Väga lahe on ikka siin mägiteedel sõita. Teed on päris head, väga käänulised. Ja ma ei kujuta ette, kui siit peaks Oaxacasse sõitma autoga. 250 kilomeetrit. See on ränk oksetripp. Aga niimoodi rolleriga mõnusasti kulgeda on ikka väga hea. Puerto Escondido on seal kaugustes. Siukene tripp mul täna siin. San Pedro Mixtapana. Siin on Richard, ikka lennust meil. Siim, sa räägid liiga vaikselt. Inimesed ei kuule. Kus me lähme nüüd? Kus lähed? Musta pesude sama. Siin vist kuivatatakse nööri peal. Kus siis veel avalikult oma musta pesu pesta, kui mitte Mehhikos? Väga kuum on. Ja ma olen täiesti kindel, et ma vaatan seda videot Eestis ja meenutan, kui kuum oli. Ja hakkan seda igatsema. Ma elan linnas, kus kõikjal on palmid päikese kullas. Ma elan linnas, kus kõikjal Guantanamera. Sust laulan Guantanamera. Koera raske elu. Keset teed. Jah, olla. Mis teed siin? Jah, mõnja, jah. Laps läheb ujuma. Yeah! No nii. 2-1. Väikest sukelduja siin. Kui ookeanis ujuda ei saa, siis saab siin. Ärka üles, ärka üles. Keegi päästa, keegi päästa. Jee, sa elad. Väga hea. Teises suvas töövisikust järjest või loe lugemiku lugemist. Ma selle nädala peale panin sulle kirja. Me ei võtnud kõiki asju kaasa. Sebastian Arturo doing some little Walter. All right. Väike Walter. Väike Walter. Väike Walter. Oh my god.
Sebastián Arturo en la batería. See you next time. Muchas gracias.